Iraani kontroll Hormuzi väina üle on ainus, mis takistab režiimi täielikku hävitamist operatsiooni Epic Fury ajal. Nüüd möödub Iraani haare. AH-64 Apache helikopterid annavad Hormuzi väinas Iraani režiimile tema tegude eest jõhkra vastulöögi. Iraan sai nii tugeva löögi, et arvas maailmalõpu saabuvat ja see oli tänu USA ühe parima kopteri kasutamisele. 22. märtsil teatas Army Recognition, et USA on saatnud oma Apache helikopterid koos teise õhuvahendiga, millest räägime videos hiljem, ründamaks Iraani ohte Hormuzi väinas, nii rannikul kui ka väinas endas. Need ründekopterid tegutsevad Iraani lõunarannikul, kus USA'l on peaaegu täielik õhuülekaal ja kontrollitud õhuruum, võimaldades täppislööke Iraani sõjalistele ja mereväe sihtmärkidele. See on USA jaoks suur samm ja näitab hoiaku muutust, sest Ameerika soovib kindlustada Hormuzi väina ja tagada kümnete kaubalaevade ohutu läbipääsu. USA'l on Apache kopter, mis toob lahingusse palju tulejõudu. Sensoritega Apache toimib varajase hoiatuse süsteemina USA ülejäänud õhujõudude jaoks, tuvastades väinast droone, kiirpaate ja muid vahendeid. Mitte, et Apache vajaks nende ohtude tõrjumiseks tuge. Selle Hellfire raketid lendavad kiiresti, tabavad tugevalt ja on ideaalne vastus väikestele paatidele, mida Iraan on väina saatnud. Lissage sellele tippkiirus 170 miili tunnis, mis on enam kui piisav, et püsida sammu isegi kõige kiiremate alustega, mida Iraan on väina kaupalaevade vastu saatnud. Ning tulemuseks on kopter, mis suudab ohte tuvastada, kiiresti reageerida ja hävitada peaaegu kõik, mis tema teele jääb. Varsti selgitame, miks Iraani kiirpaadid on Hormuzi väinas tõsiseks probleemiks saanud. Peame veel arutama, mida Apache lahingusse kaasa võtab. Need kopterid on olnud USA, Iisraeli, Hollandi ja Jaapani sõjaväes kasutusel alates 1980-ndatest mõjuval põhjusel. Need on ühed maailma mitmekülgseimad ründekopterid. Igal Apache'l on lisaks Hellfire raketidele kere all 30 mm M230 kettkahur. Kiirusel 620 laskuminutis hävitab kahur kiiresti paate ja droone. Iga Apache kannab 1200 padrunit, et saaks ikka ja jälle tulistada mitut sihtmärki. 1 sekundiga lastakse umbes 10 lasku. Sellest piisab, et hävitada ohud, millega Apache Hormuzi väinas silmitsi on. USA'l on oma ründekopteri jaoks lisaks Hellfire raketidele ka teisi võimalusi. Stinger, AIM-9, Sidewinder, Sidearm ja Mistral raketid saab Apachele paigaldada vastavalt konkreetsele missioonile, andes sellele õhk tulejõudu, mida saab kasutada, kui Iraan on piisavalt rumal, et saata USA vastu kas või mõni oma vananenud õhuväelennuk. Apachel on elektroonilise sõjapidamise süsteem raadiosegajate, infrapuna vastumeetmete ja häireseadmetega, mis muudab selle lendavaks surmaotsuseks Iraani üksustele, mis tegutsevad Hormuzi väinas ja selle ümbruses, isegi kui Apache ei kasuta oma põhirelvi. Ja Iraani jaoks läheb asi veel hullemaks. Apache suudab kanda ka lõhkeainet rakette. On kummaline nimetada seda Ameerika kopteri eeliseks. See tähendab, et Apache saab lasta rakette, mis hävitavad sihtmärgi kineetilise energiaga. Mõtle relvale, mida Iraan on kasutanud Hormuzi väinas ja mis sobiks hästi nende rakettide sihtmärgiks. Shahid droonid lendavad iga päev ning Apache saab neid raketiga hävitada ilma kalli lõhkeaineta. Raketi ülesanne on tabada sihtmärki, edasi hoolitseb kineetiline energia. Apache suudab lennata madalal, maapinna või merekohal. Nii et kui USA'l on vaja kopterit, mis suudab peaaegu silmitsi seista Iraani poolt Hormuzi väina saadetud kiirete paatidega, on ta endale just andnud ideaalse valiku. Jääme korraks nende kiirete paatide juurde. Kuigi Apache Hormuzi väina saatmiseks on mitu põhjust, millest räägime peagi, on Iraani kiirete paatidega tegelemine üks peamisi. Nagu Wall Street Journal 19. märtsil teatas, tähistab Apache helikopterite kasutuselevõtt uue kampaania algust Hormuzi väina taasavamiseks pärast seda, kui Iraan oli pärast operatsiooni Operation Epic Fury selle veetee enamasti edukalt blokeerinud. Tugevdatud operatsioon kuulub Pentagoni mitmeastmelisse plaani, et vähendada Iraani relvastatud paatidest, miinidest ja tiibrakettidest tulenevat ohtu, mis on märtsi algusest saadik laevaliikluse selles veetees peatanud. Kui ohtu suudetakse vähendada, võiks USA saata sõjalaevad läbi väina ja lõpuks saata laevu Pärsia lahte ja sealt välja, teatab väljaanne. Relvastatud paadid, mida ajakiri mainib, on USA Apache kopterite peamised sihtmärgid. Miks?
Peame uurima, kuidas Iraan on paate Hormuzi väinas kasutanud ja milliseid probleeme need koos teiste Iraani vahenditega on põhjustanud. 13. märtsi artiklis selgitas The Times, kuidas Iraani mereväe taktikad toimivad ja miks need on Hormuzi väinas nii tõhusad olnud. Iraan ei järgi mereväesõja tavapäraseid reegleid. Jah, tal on sõjalaevad või tal olid sõjalaevad. USA on suuremad laevad edukalt mängust välja viinud, uputades väidetavalt märtsi keskpaigaks umbes 60 Iraani mereväe alust. Iraani mereväe põhitugi ei ole sõjalaevad, vaid kiirkaatrid, nagu näeme Hormuzi väinas. Need paadid, mis on sisuliselt kiirkaatrid, mis on täidetud lõhkeainetega või relvastatud, ei suuda Ameerika sõjalaevade vastu palju teha, kuid need polegi mõeldud selliste laevade ründamiseks. Kiirkaatrid suudavad kiiresti tormata läbi Hormuzi väina sõitvate suurte konteiner- ja kaubalaevade poole. Kui nad kohale jõuavad, avavad nad tule kaitsetute laevade pihta ja kihutavad siis kiiresti minema, et uuesti varjuda. See on asümmeetriline strateegia riigile, kes ei suuda USA mereväega võistelda, võimaldades Iraanil kiiresti palju kahju teha ka laevadele, mis pole tema vastu sõjas. Iraan saab neid paate kasutada ka muudel eesmärkidel, nagu endine kuningliku mereväe liige Kevin Rowland ütleb ajalehele Times. IRGC kasutab väikeseid paadidroone, mõnel juhul jetisid ja miine ebaproportsionaalse mõju saavutamiseks. Miinide paigaldamiseks ei ole vaja spetsiaalset sõjalaeva, seda võib teha ka aerupaat, olenevalt miinist, ütleb Rowland. USA peab siin silmitsi seisma mereväega, mis erineb täiesti sellest, millega nad Venemaa või Hiina vastu võideldes tegeleksid. Kui need riigid ründaksid USA'd sõjalaevadega, kasutab Iraan Hormuzi väinas kiireid paate kaose tekitamiseks. See on muidugi oluline kaubalaevade ründamise kontekstis. Austraalia ABC Newsi andmetel on Iraan alates 28. veebruaril alanud operatsioonist Epic Fury rünnanud vähemalt 20 kaubalaeva. Praktilisel tasandil kasutab Iraan neid rünnakuid, et näidata maailmale, et USA ei suuda kaitsta laevu, mis üritavad Hormuzi väina läbida, mis sisuliselt tekitabki selle blokaadi, millest varem rääkisime. Blokaad ongi USA jaoks peamine probleem. Hormuzi väin on maailma tähtsamaid veeteid. See ühendab Pärsia lahe Araabia merega ning seda kasutavad nafta- ja gaasitankerid Iraanist, Iraakist, Saudi Araabiast ja Araabia Ühendemiraatidest kaupade veoks maailmas. Nafta- ja gaasikliendid saadavad tankereid selle väina kaudu nendesse riikidesse. See kõik kokku moodustab umbes 20% maailma naftast ja umbes sama protsendi veeldatud maagaasist, mis liigub läbi selle ühe veetee, mille kitsaim koht on vaid 33 kilomeetrit ehk 20,5 miili lai. See on Iraani kiiretele paatidele ja droonidele üsna lühike vahemaa. On isegi räägitud sellest, kuidas Iraani kontroll Hormuzi väina üle võiks põhjustada probleeme, mis mõjutavad USA'd ja selle kaitsetööstust, kuna kaasaegsetes relvades kasutatavad kriitilised mineraalid liiguvad samuti läbi selle veetee. Selgitame, miks Apache on ideaalne vastus Iraani haardele Hormuzi väina üle. Kõigepealt märkus. Kui selline ülevaade huvitab, telli The Military Show kanal, kus teeme iganädalasi analüüse. Tulles tagasi Iraani põhjustatud probleemide juurde Hormuzi väinas, näeme siin, et Iraan kasutab oma asümmeetrilist ohtu, et vastata USA poolt operatsiooni Epic Fury käigus vallandatud õhurünnakutele. Iraan ei saa USA-ga otse vastanduda, kuid saab kasutada kiirpaate ja droone, mille vastu Ameerika laevad ja enamik lennukeid pole nendega toimetulekuks kohandatud. Siin tulebki mängu Apache. Kui Apache'd lendavad üle Hormuzi väina, on USA'l kopter, millel on vajalikud sensorid, et märgata lähenevaid kiirpaate, piisav kiirus, et neile järele jõuda ning tulejõud, et need paadid uputada või isegi hävitada ajutised sadamad, kust neid väina saadetakse. See on mitmekülgne vastus asümmeetrilisele ohule. Iraani droonid, mis on teine suur oht Hormuzi väinas, ei pääse samuti kergelt. Kiirpaate tuvastavaid sensoreid saab kasutada Iraani Shahidi droonide jälgimiseks lennu ajal. Oleme juba maininud, et Apache suudab lennata piisavalt madalalt, et nende maapinda järgivatele droonidele vastu astuda ning tal on rohkem kui küllalt võimalusi Shahidid tükkideks rebida või need plahvatama panna. Ja kui Iraan vajaks veel mingit kinnitust, et Apache on selle konkreetse ülesande jaoks õige kopter, siis on ta seda juba küllaga saanud. On avaldatud kaadreid, kus Apache kopterid hävitavad õhus Shahidi droone. Araabia Ühendemiraatide poolt avaldatud kaadrid, mis on veel üks riik, kus kasutatakse Apache koptereid, näitavad Apache vaadet, kui see sihib Shahidi drooni. Pärast kopteri M230 ahelkahuri üht valangut plahvatab Shahid. See on kiire ja tõhus tulejõud, mida näeme videos, kui umbes 6 Iraani Shahidi lastakse Apache kopterite ketipüstolitega alla.
Teised riigid kasutavad Apache koptereid samal eesmärgil, nagu USA plaanib neid väinas kasutada. Sul võib aga juba olla aimdus võimalikust probleemist. Araabia Ühendemiraadid jagasid kopterivõtteid oma õhuruumist, kuid Hormuzi väinas on olukord erinev. USA valmistub saatma Iraani õhuruumi koptereid, millel puudub vargvõime. Kas see pole ohtlik? Oleks küll, kuid Iraani õhutõrje on nii kahjustatud, et Apache kopterid saavad lennata minimaalse riskiga, et neid tabaksid maa-õhkraketid või maapealsete õhutõrjesüsteemide tulevalangud. USA on loonud kontrollitud õhuruumi, kus nende Apache'd saavad tegutseda. See keskkond on olnud olemas peaaegu Operation Epic Fury algusest peale. USA ja Iisraeli poolt Iraani pihta lastud esialgne rakettide ja pommide laviin oli mõeldud halvama riigi sõjalise infrastruktuuri kõik olulised osad, alates raketitardipaikadest kuni õhutõrjevõrgustikuni. USA kaitseminister Pete Hegseth teatas 4. märtsil, et USA kontrollib täielikult Iraani õhuruumi. Hegseth ei täpsustanud kontrolli saavutamise aega, kuid vihjas, et enamik Iraani õhutõrjevõrgustikust oli juba hävitatud. 3. nädalal teatas Alma, et Iisraeli kaitseväe väitel on umbes 85% Iraani õhutõrjest rivist väljas operatsioonide Operation Epic Fury ja Operation Roaring Lion käigus. Selline edu avab Apache'le ukse. Ameerika kopter saab nüüd peaaegu takistusteta lennata ümber Hormuzi väina, kuid peab arvestama Iraani õhutõrje üksikute eraldatud fragmentide ohuga. Neid fragmente likvideeritakse jätkuvate õhurünnakutega, mis tähendab, et iga mööduv päev loob Apache'le veelgi turvalisema keskkonna oma töö tegemiseks. Apache saab keskenduda vaid Iraani kiirpaatidele ja droonidele Hormuzi väinas. Need ründekopterid võivad Iraanile valmistada midagi veelgi laastavamat. Kui tahad teada, mis see on, vaata videot lõpuni. Enne selle teema juurde minemist tuletan meelde, et AH-64 Apache ei ole ainus lennuk, mille USA saadab Hormuzi väina. On veel üks lennuk, mis koos Apache'ga annab USA'le parema võimaluse võtta väina kontroll Iraanilt üle. See lennuk on A-10 Warthog. Ja tulejõud koos Apache'ga paneb iga Iraani kiirpaadi operaatori 2 korda mõtlema. Oma GAU-8A 30 mm kahuriga on mõned selle kanali kommentaatorid naljatanud, et A-10 on pigem relv, mille külge on lennuk kinnitatud, mitte lennuk, millel on relv küljes. Kindel on, et see kahur hävitab hõlpsalt droone ja kiirpaate. Lisaks on tal AGM-65 Maverick raketid ja täppisjuhitav laskemoon, millega USA saab rünnata maa-sihtmärke, näiteks raketilaskepaiku ja Hormuzi väina sadamaid. A-10 suudab nagu Apache madalalt lennata, täpselt tuvastades ja hävitades sihtmärke veeteel, kus on tsiviil- ja sõjalised objektid. Tänu titaansoomusele talub A-10 ka maapinnalt tulevat tuld ja on kaitstud paljude üksikute Iraani õhutõrjesüsteemide eest. USA ühendab 2 vanemat õhuvahendit kihilise strateegiaga, kuna kontrollib nüüd Iraani õhuruumi. Tõenäoliselt näeme nüüd Apache koptereid Hormuzi väinas patrullimas ja droone ning kiirpaate hävitamas. A-10 võivad vajadusel sama teha, kuid keskenduvad ilmselt rannikule, rünnates raketilaskekohti ja sadamaid. See tähendab püsivat õhuohtu Hormuzi väinas, mis muudab Iraani asümmeetrilised taktikad seal keerulisemaks ja riskantsemaks. Varem mainisime, et Apache'd Hormuzi väinas võivad valmistuda millekski suuremaks kui nende praegune tegevus. See võib olla USA maavägede saabumine, millest arvatakse, et nad liiguvad Iraani, et vallutada Kargi saar. Praegu liigub 11. merejalaväe ekspeditsiooniüksus kiiresti Lähis-Ida suunas. Üksus 2200 USA merejalaväelasega lahkus San Diegost 18. märtsil, järgides 31. merejalaväe ekspeditsiooniüksuse jälgedes, mis suundus Indo-Vaikse ookeani piirkonnast Iraani nädal varem. USA saadab üle 4000 merejalaväelase Iraani suunas. Samal ajal kui president Donald Trump mõtleb maapealse rünnaku korraldamisele Kargi saarel. Seda rünnakut praegu ei käsitle, see on eraldi teema. Kui rünnak on plaanis, on selgem, miks Apache helikopterid on nüüd Hormuzi väinas. Et mõista, miks see nii on, peame vaid vaatama Ameerika varasemaid konflikte Iraagis ja Afganistanis. USA väed kasutasid Apache koptereid ja Warthogi ründelennukeid, et toetada maavägesid kampaaniate alguses.
Need lennukid võivad ka vaenlase positsioone maha suruda, mis võib osutuda oluliseks Iraani Kargi saare raketipositsioonide hävitamisel. Iraagis kasutati Apache helikoptereid südavrünnakute korraldamiseks Iraagi soomuskoondiste vastu enne maavägede pealetungi. Kas me näeme midagi sarnast Kargi saarel? USA hävitas saare sõjalise infrastruktuuri, jättes naftarajatised puutumata. Aga mis siis, kui tegelik kavatsus oli kogu aeg see, et USA võtaks enda kontrolli alla Kargi saare naftaterminali ja muu infrastruktuuri, et saaks lämmatada selle ainsa territooriumi, mida Iraani režiim ei saa endale lubada kaotada, kui ta tahab USA-ga sõjas majanduslikult ellu jääda. Peame ootama, mis Kargi saarel juhtub. Isegi kui maavägesid ei saadeta, on Apache kopterid Hormuzi väinas Iraani režiimile suur probleem. Iraani kiirpaadid ja droonid selle veetee kontrollimiseks on nüüd tule all ning iga M230 ahelkahuri ragin kinnitab, et USA suudab lahendada Iraani tekitatud probleemid. A-10 lennukite kasutamise kohta väinas avaldasime põhjaliku ülevaate, selgitades nende olulisust ja USA kasutust Iraanis. Vaata videot, kui tahad teada, kuidas vananenuks peetud lennukikeret endiselt edukalt kasutatakse. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli meie kanal, et sa ei jääks ilma ühestki meie Operation Epic Fury kajastusest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!